on Metsaväe tee peal. Siit Haapsalu maantee pealt rõudest pöörasime ära kuskile kruusatee peale. Kalastuskaardi alusel saab siis ennem 1. juulit siin võib püüda Kasari peal, selle koha peal. 4 € maksab kalastuskaart, 48 tundi. Vaatame kaugele me siit saame ja kas siin käib rahvast ka. Esimest korda elus mingi maa tuleb vist jala käia, aga okei. Lähme siis jala. Vaatame, mis siin kirjutab. Harrastus kalapüük jõgedel ja liikumispiirangud jõgede ümber Matsalu rahvuspargis. Okei, seda ma lugesin juba kuskilt netist. Matsalu rahvuspark, okei. Noh, lähme siis jala, mis seal ikka edasi. The next day. Matu teeb augi kotlette. Homseks kaasa meil matkada. Ja hakkliasi tehtud juba, tibulud ka sisse. Soola homme paneme tilli ja hapukord ka. Kraame läbi ja võtame kaasa. Matu see nädal sees paar augi. Kilose ja siis 2 kilose. Ma teen nendest kalakotletti. Peikon ikka sisse ja sibulat. Kotletti sellest. Laup hommik on, hakkame siis varsti jäärdama ja telkima. Eile tegin kala hakkliha valmis hakklihamasinaga. Täna panen peekon ja sibul sisse ja riivsaia ja hapukoore. Eile panin soolavipra rõõbara. Teen kalakotette, viin isale koju natuke ja võtame kaasa ka sinna matkale. Matu tubli poiss ikka käib siin sõpradega 10 kilomeetrit Lihulast Kloostri silla juurde ratastega kalal. Ja siis pärast tagasi, kokku 20 kilti ikka. Siin on ikka paar augi saanud nädal sees. Okay. Pärast räägime, kus me täna kalal lähme. Meil on siuke dilemma, et kuhu minna, et privaatne oleks ja osas kohtus ei tohi liikumiskeeld on. Ja siis mõtlesin, kuidas saada ja siis me pärast räägime. Matu mõtles väga hea nipi välja, kuidas me ikkagi saaks sinna minna, kus me kohe algul tahtsin minna. Kurat, munapõlki joodus kotlettide jaoks. Õnneks meil on 2 kana ja kukk. Oli 11 kana või 12 kana ja Nugis on kõik ära viinud. Ja Valvur, kellest Nugis väga ei hooli. Segan selle kemüüse nüüd kokku siin. 2 muna, riivsaia, peekon, sibul, till ja augi hakkliha, soolpipar. Ja siis võib kotlette vorpima hakata. Hapukuurumus siin panemata ikka. Mõtted on juba jää ääres. Ja see punane sibul Matu hakkis seda natuke liiga suured tükid ja peekoni tükid on ka natuke, oleks siin väiksemad olla, need on minu tehtud. Muidu tundub, et tuleb vägev asi. Hea retsept ka. Nüüd ma panin hapukurka järgmisetud hapukurraga. No sellised need tulevad. Tasub ikka kala käia ja hea patsa teha. August. Aug on väga hea kala. Nii, vanaisa juures on käidud, viisime vanaisale need kotletid ära, kotletid. Nüüd läheme siis kalale. Mõtlesime, mis teha, eks ju, seepärast, et me kuulsime, et sinna, kus me minna tahtsime. Paar päeva tagasi vaatamas käisime koeraga seda kohta, siis seal on siuke asi, et see on nagu Matsalu looduskaitseala ja liikumiskeeld on seal. Seal on kirjas, et telkid ei tohi, lõket ei tohi teha ja kõndida võib ainult siis tee peal on. Aga tee läheb sinna kohta, kus me minna tahame. Seal on ju siis kalastuskaardiga saab seal ühes väikses kohas saab nagu püüda. Väga palju jalutada ei saa, eks on seal nagu Kasari vee nagu arukoht. Ja siis mõtlesime Matuga, et otsime mingi uue koha, et kus me nagu lähme telkima. Ja vaatasime seal Kasari juurest igal pool on siin, kus oleks privaatne, seal on liikumiskeeld. Ja siis teisel pool silda siis on juba see jõgi nii lai, kus ja seal on rahvast palju ei meeldinud üks koht. Ja siis Matu tuli ilgelt hea ideele, mismoodi me selle asja lahendame. No räägi. Et jätame auto sinna, kuhu võib minna, kuhu maani võib minna, siis
kuna seal võib jalutada sinna, siis visata, siis jätame auto sinna, magame autos. Seal telkida ei tohi, magame autos. Sinus ma autot võib telkida ka, aga lihtsalt mõtlesime, et magame autos. Et kui me siis juba magame autos. Ja siis, jah. Et nii, et me ei lähegi sinna telkima, aga lõket tegema sinna jõe äärde, vaid siis käime ainult kala püüdmas seal ja tuleme pärast teeme lõket, siis auto juures otsime mingi koha tee ääres ja oleme seal, eks ju. Noh, kuna seal kala võib püüda, eks ju, siis ilmselgelt sinna võib siis ju teed mööda minna ka ja seal oli kirjas ka see, eks ju. Aga me kuulsime, et seal pidi maaomanik olema, kes käib seal karjumas inimeste peale, kes seal käib, eks ju. Käivad, aga ta pidi nende peale karjumas, kes autoga sõidab sinna jõe äärde. Noh, auto ei tohi ilmselgelt sinna minna, nii et seda me polegi tahtnud teha. Et siis, eks siis paistab, et inimesed käivad seal nagu ujumas, kohalikud inimesed. Et vaatame, mis saama hakkab. Kui karjum tuleb, siis ma üritan filmida seda ja küsida, et miks sa karjud meie peale? Ära karju, mine koju ära, kui rusikakõnakku teha saada. Eks me vaatame, kas õnnestub see plaan meil ei õnnestu. Kõik asjad on kaasas meil, igast asju. Tonka, tussid, vändid ja sool, pipar. Ja mõtlesin, teeme õhtu lõkkekartut ja siis ehk saame mingi kala, siis teeme majoneesi ja soolapipraga teeme siis kalakas. Vaatame, mis kala saab siis, eks õhtu näeb, õnne. Davai. Tšau. Jõer näeb. No jõudsime kohale siia jube ilus koht. Hea privaatne, kedagi ei tundu olevat ka siin. Panime auto siia põõsasse. Mingi parkimisplatsi koht siin. Mina ei tea, kas võib sinna minna või või, sest siin on kirjas, et liikumispiirangud ei kehti teedel ja tähistatud matkaradadel. No on tee. Ja siis kalastuskaarti sinna nagu siis pakutakse, selle me tegime ära. Kuidagi peab siin saama, lennata ma ei oska. Siis autoga ei või sõita sinna, jätsime auto siia. Ja siis teeme siia lõkke samasse. Toolid värgid on kaasa õhtuks. Ja siis nagu ei tohiks kedagi häirida see asi või kui me teeme valesti, siis ju siis saab tagantjärgi trahvi teha. No vaatame, lähme kalale, vahet pole. Ja siis asjad kukkus maha. Ajame Mattiga natuke juttu ja teeme õlle ennem. Noh, Matti teeb Coca-Colat. Varustust on kaasas siin õhtuks lõkke kõrvale ja hommikuks. Mis sa arvad, ma ütlesin, mis värk on? Värk on niisugune, et kalale kohe. Millega püüdma hakkad? Esimesena ma arvan, et mina hakkan püüdma. Ja küsimus, ma arvan, et ma püüan esimesena. Proovin spinnerbaidiga, selle rohelist peale. Aga millega sa nädal siis said 2 augisid nädal selles üksi käies? Sain ja ma näitan millega kohe. Siis sain 2 kilose haugi Kasaari silla, Kloostri silla pealt. Siis sain niisuguse Meps 3-ga. Okei. Ikka töötab hästi see Meps 3 meil. Ja. Täna seal, kus me oleme, on seal vesiroose kuppe värk, et seal võib-olla peame roovabadega püüdma või vaatame, otsime head kohad. Või siis proovime konnaga. Konna võib proovida. Ja, pole kunagi saanud konnaga. Pole väga püüdnud ka. Ja, peab hästi mängima sellega. Ja mis siis kohast arvad? Ja siis saime uue kaalukapne. Ostsime täna. Vana kaalukatki. Kodus köögikaaluga kaalusime need auge, mis viimatel on saanud. Ja, panen toknad ka. Ja mõtlesin selle korgiga kaasa, jääkorgiga kaasa. Ja siis lõkke peale midagi võib saama. Eks saab särjagi vähemalt lõkke peale panna majoneesi kõrda. Aga mis siis kohast arvad? Koht on, tundub äge, privaatne. Siin ei käi keegi. Ma arvan, et siin augi on kõik. Aga kardad tahvi ka saada, et liikumiskeeld on?
minu rahakotti see ei puuduta, et ei. aga maaomaniku eest ei karda sõimata saada? Ei puuduta jällegi mind. Miks? Sind. Sina võid mind. Ei, ma filmin, kui ta sõimama tuleb, siis sa pead rääkima. Ei jah, siis. Ei, me ei lähe teest kauge, meil on täpselt nii, nagu ette on nähtud. Koht on küll jube ilus. Ilus vaade Kasari küla seal taga kaugele. Ja see angervaksa lõhn ei saa kahjuks edasi anda. See lõhn küll, tuule käes on nii mõnus lõhn. Ja siis meil on see kork. Ja see on jõekork, väga kallis kork. Täna on 20. juuni. Ühesõnaga peaks öö olema siis kõige valgem üldse siis aastas. Et ma ei tea, kas me peame nii kaua vastu, aga tahaks näha korra Matuga, et kui kaua siis pime on. Aga seda vaata, me on suht parajad magajad, ei tea. Kas näeme, vaevalt, aga proovime. No nüüd lähme kalale igastahes. Näeme jõe ääres. No, meil läheb see video pikaks, nii et me teeme seal 2 osas, part 1 ja part 2. Teeme näiteks, palju laike teeme, 20 laiki, siis tuleb teine osa ka. Nii et vajutage tellimusnuppu, see on ka, ja siis pange seda kellukest ka, siis näete, kui meil uued osad tulevad. Ja siis saate teada ja üritame 20 laiki saada ja siis 20 pöialt ja siis teeme osa ka. No. Ja täpselt, et siis järgmises osas on näha, et palju me kala saime, kas me üldse saime siit kala. Aga koht, kus me tulime, on küll vägev. Me proovisime tegelikult teisel pool jõge ka siia saada, et kas on võimalik, aga siia ei tule teed, et seal on samamoodi liikumiskeeld ja tee on mingi 1,5 kilomeetrit ennem seda jõge lõpeb siis Kelu külas tee ära, et ainult võimalus siia saada oligi siit, eks ju. Ja aga see koht on vägev. Ma panen pärast pildi, kui väiksel alal tegelikult siin püüda üldse võib. Ja et selle jõe see koht, kus nagu kaheks läheb, on natuke seal pool, ütleme siin 50, 60, 100 meetrit. Me lähme pärast sinna ka. Aga siin, kus siin ujumas käiakse, siin ilus sopp on, eks ju, kus me alustame püüdmist. See on ju ise väge, enne. Et see mingi kala siin tegi multsu ka juba. Et viskame selle kohe lantidega läbi ja siis lähme vaatame sinna jõe hargnemiskohta ka.